Tere tulemast, kallis rahvas, minu nimi on Joosep ja tere tulemast siia kanalile nimega Meesloom. Mis on tänane video? Tänane video on jätk selle Trusti hiire videole, kus siis ma sain sponsoreeritud hästi lahkelt Trust Gamingu poolt. Ja nimelt, kes veel ei tea, siis Poolast võttis ühendust minuga üks selline büroo, kes siis esindas nagu Trust Gamingut ja küsis, et kas ma ei tahaks teha ühe video nende produktidest, mis nad saadavad mulle. Võtsin selle siiralt vastu, sest come on, see on põhimõtteliselt ju free stuff. Ja mis tänane asi on, mida ma teile näitama hakkan, ma arvan, te juba näete seda ka minu tagant siit. See on Trusti Titan 2.1 speaker set. Ja ma näitan teile siit külje pealt ka, see on päris suur. See on 2.1 Titan Illuminated speaker set ja kohe võin teile öelda enam-vähem alguses selle hinnaga ära. Ta jääb sinna, ma vaatasin Eesti lehtedelt, ta jääb süüke hinnaklassi 70 €, 80, midagi sellist. Kuna ta on tegelikult, vaata, tal on RGB sees, ma nagu panen ta tööle, ma arvan, siis ma näen seda, et ma ei tea, kas ainult sininen või on tal full RGB, et seda peame vaatama. Aga mis siin ikka? Proovime ta unboxida ja vaatame, mis välja tuleb. Davai. Vaatame, ma pean ennast varustama kuidagi paremini seekord. Kerge nuga, võt. Nii. Vaatame, kuidas ta siit... külgede pealt on ka. Ilus karp on, Trust. Aitäh. Nii. Nüüd tagant siit käib tal sükest 2 klappi lahti. Vaatame, mis siin siis sees on. See on tegelikult hea, sest mul on praegu hästi vanad Logitechi kõlarid. Nad on nagu hästi lollikindlad kõlarid, selles mõttes ma arvan, kõik te teate neid, kui ma teile neid näitan. Aga need, testime, vaatame. Korteri elu võib muutuda nüüd natukene teistsuguseks naabritele, sellepärast, et mul on vähe suuremad kõlarid, ma saan lasta vähe tugevamalt tümmi, vaata. Nii et naabrid, ärge olge kurjad mu peale, kui natukene läheb valjuks. Palun, ärge olge kurjad. Aitäh. Teeme lahti. Vaatame, mis siin siis sees on. No, esiteks tühjus. Siin praegu ei ole midagi. Ma arvan, et siit tuleb see. See on nagu, see on lahe, see on nagu sangasüsteem, et sa saad nagu tõsta seda, et hästi nagu engineeritud, et siit saad nagu verada nagu mingit boomboxi kaasas. Vaatame, kuidas siit välja tuleb. Ops. Nii, mis... siit käib. Okei. See käis hoopis niimoodi. Kuule, ma pean vist selle asja siia tooli peale toetama. Mis meil siin siis jälle kaasas on? Noh, järjekordne GXT kleeps, nagu tuli hiirega mul. Nüüd on mul ainult 2 tükki. Jälle kasutusjuhend arvatavasti. Siin on lillakamat tooni veits. Palun ütle, et see on niisugune lahe sinine. Ma nii loodan. Nuga. Turvalisuse nõuded, pange nuga kinni, palun. Ärge jätke seda lahti. Kukub varbasse või midagi, siis on GG. Ei viitsi emosse minna. Vähemalt täna mitte. Oh my god! Uue asja lõhne on alati hea. Meil on siin juhtmed. Neid vaatame pärast. Siis, mis meil siin veel on? Natukene epsi. Aga ma olen kohe sekundi pärast tagasi, ma proovin selle kõik siit välja võtta, davai. Mismoodi kogu see... näed, tuleb ilusti. Arvuti tooli peale panen. Ops. Vaatame nüüd siia karbi peale, sest siin karbi peale on veel lisainfi, mida ma enne ei lugenud. Peak Power 120 vatti. Siis muidugi see remote control, see... mis siin sees on, äkki te näete, ma ei tea, see, mida saate keerata, see nublu, seda pärast näete. Adjustable base. Ja taga oli veel minu meelest mingit, vastu nina. Paper cut'i ninal olete kunagi teinud või? No, mul oli küll esmakordne. 60 vatti RMS-i. Ma ei tea, isa autos on mul 1200 RMS-i, nii et kerge võrdlus teile. 20 kuni 20 000 hertsi, 4 oomi. Nojah, ma ei tea, need on sellised tehnilised andmed. 5 kilo kaalub kokku. Rohkem siin nagu väga kirjas ei ole. Ma arvan, peame ise avastama ega muud midagi. Hakkame siis vaatama, mis meil siin veel on täpsemalt. Eps. Nii, esimene kõlar tuleb siit välja. Kas kõik kõlarid olid LED-iga? Ei, ainult bass oli okei.
ma just üks päev tegin nalja ka, et kõik tänapäeval igale poole topitakse LED-e. Mul on arvuti, on full LED-ine, klaviatuur vilgub, hiir vilgub, et mis järgmine on, et kas monitor või kõlarid ja kõlarid tulidki. Ma tean, et monitori tehakse ka seda backlightingut tehakse selle LED-iga. Et see oleks ka päris tore. Okei, hästi mõnus, ilus kõllar. Ilus, paneme sinu siia. Ma pean vana setupi ära ka võtma, nii et siis läheb veits aega. Sest need kõlarid lähevad mul kohe kasutusse. Aga nüüd, põhipoiss. Võtame põhipoisi siit välja. See on suurem kui mu praegune Logitechi bass, nagu suuruselt. Võimsuselt ma ei tea. See uue asja lõhn on ikka heana. Opadi. Noh, mõnus ju. See on ikka asi alles. Sarraisk. Siin on mingi eco mode ka. Ma ei tea, mida see tähendab, aga tal on mingi võre on siin taga. Ma ei tea. Kas te näete? Siin sees on mingisugune võre. Korraks vist oli näha. Täpselt ei tea. Aga paneme ta, ühendame ta ära ja siis ma olen back. Davai. Nüüd on see. Oi! Ei tea, miks see hääl tegi. Kus ta kinni? Selle sain kätte. Mis siin nüüd valesti on? Nii, näitame teile siis vana ja näitame uut. Mul on, nagu te näete, mis see on Logitech X230. Selline, siuke asi oli mul enne selliste kõlaritega. Ma arvan, kõik teavad, kõik on näinud seda. See on nagu kõige tüüpilisem üldse. Noh, aga nüüd võrdluseks, kui see siin, see ja see. No ma ei tea, mingi nagu vahe neil on selles mõttes. Et paneme taha ja katsetame, et laupäev on niikuinii, noh praegu, kui ma seda filmin on laupäev, nii et vist keegi väga vihaseks ei saa, kui ma natuke kõvemaks krängin volüümi. Vaatame korra huvi pärast, mis oli X230 või? Rare to find. Specs, vaatame. 64 vatti. Ja see on 120. Nii et Trusti oma on peaaegu topelt kõvem. Ja hertse mängib Trust ka madalamaid, 20 mängib. Normaalne. Lahe. Juhtmetega tuleb alati hästi ettevaatlik olla, sest kunagi ei taha ju vigastada juhtmeid ega midagi katki teha. Poweri juhe läheb kõigepealt. Nüüd, näete, see on see regulaator, millest ma rääkisin, millega saad volüümi maha ja juurde. See on hästi mõnus. Siin on jätkukoht ka, mis siin on nagu kõrvaklapid ja siis siin on vist, et sa saad ühendada teise kõlari veel sisse sinna, et see on nagu crossfire'id põhimõtteliselt kahte Trusti kõlarit või siis saab selle Logitechiga sinna panna, ma ei kujuta ette. Okei, enne kui ma testin, ma näitan teile, et ta on päris lahe. Ma sain ta tööle, et ma võtan need ära tagant korra, kõlarid, et siis ma saan pöörata selle teie poole. Päris lahe, et ilus sinine värv, hästi selline mahe, aga ma arvan, et proovime teda, ma panen selle setupi täiesti niimoodi paika, et ta oleks ilus ja korras ja siis testime, vaatame, kuidas see bass on. Davai. Nii, tundub, et ma sain kõik tööle. Praegu ta on ilusti sinine ja ta tegi häält juba. Oota, ma pean panema mingit sükest laulu, millega ma copyrighti ei saa. Vaatame, mis lauluga või? Ma tean, ma proovime seda Love Feed, mis mul on üks. See on õige, nii. Krutime bassi juurde. Okei, teate, mis on huvitav? Huvitav on see, et tal on 2 volüümi, tal on nagu bassi peal volüüm ja tal on veel ekstra volüüm. Hästi mõnus on, smooth. No copyright trap music.
Noh, tuleb ka või? Ei ole madalaid. Mul on vaja mingi hertsi generaatorit. 440. Okei, väga huvitav. 35, 41, 45, 50, okei. Ütleme, et minu autos, kus mul on nagu mingi räme bass, seal on süüke 40 kuni 50 hertsi on kõige see sweet spot, see magusam. Aga praegu, kui ma kuulan, vaatame, oota. 60 hertsi hakkab päristama. 70, 100. Tundub väga aus ja väga smooth ja puhas, see mul meeldib, et ma tahan ikkagi proovida mingit trappi. Oo jah. Jaa, hästi puhas on, mul meeldib, hästi mõnus, et mul on bass küll põhja keeratud, aga ta on hästi mõnus. Vot. Et aitäh, Trust Gaming, aitäh sulle selles mõttes, et asi, mida läheb vaja, asi, mis tuleb kindlasti kasuks, asi, mis on kvaliteetne ja nii ta on. Vot, ega mul siin midagi suuremat näidata ei olegi, selles mõttes, et kõlar on kõlar, teeb muusikat ja muud midagi, et natuke helendab ka mul siin laual annab mul siin arvutile vähe võistlust siin, et kummal kõvemad ledid on, aga küll kõik kokku sobib ja küll mõlemale meeldivad üksteise ledid. Mida fuck'i maja. Aga kuulge, davai, olge tublid, näeme tuleviku tech review videotes, kui mul midagi saadetakse ja kui mind sponsoreeritakse ja teie, teate, mis te võite teha või? Te võite panna subscribe'i sellele kanalile, kui te seda veel pole teinud, te võite panna like'i ja te võite minna vaadata selle kanali esitusloendeid või videoid, mida ma üldse teen. Ma teen Forestit, ma teen vana Minecrafti seeriaid, mida ma 8 aastat tagasi mängisin, nii et kindlasti minge vaadake. Või 7 aastat tagasi, jah. Vot, kindlasti minge vaadake. Davai, olge tublid. Tšau.